Tallinn on viimasel 2 aastal investeerinud kõvasti raha ja aega selleks, et liiklemine jalgrattaga linnas oleks mugavam, kiirem, lihtsam, tervislikum. Lähme vaatame, kuidas olukord on. Tegin katse eesmärgil tiiru läbi kesklinna, kuna üldiselt on see kõige tihedama liiklusega ala ja ajalooliselt on siin rattaga pigem ebameeldiv olnud liigelda. Lisaks korralikult märgitud jalgrattateedele on viimastel aastatel ääristatud rattateed ka pollaritega, mis teevad sõitmise oluliselt mõnusamaks. Samas tuleb ka arvestada, et bussid ja vahel ka autod kipuvad rattateel peatuma, eriti just peatuste ümbruses. See sunnib kas hoogu maha võtma või sootuks peatuma. Jalakäijatel on samuti vahel rattateid raske märgata, eriti olukordades, kus rattatee liigub sõidutee pealt järsku kõnniteele. Jalakäijatest ohtlikumad on aga autojuhid, kes pole samuti harjunud veel rattureid piisavalt märkama. Eriti ohtlik on see kohtades, kus autod pööravad üle rattatee sõiduteele. Seda ei ole küll videole jäänud, aga olen paaril korral pidanud järsult pidurdama, et keegi mulle külje pealt sisse ei sõidaks. Endiselt leidub ka rattateid, mis lõppevad ja algavad üsna ebamääraselt. Samuti on segakasutuse alasid, eriti bussipeatuste juures, kus rattur peab laveerima ootavate või maha tulevate inimeste vahel. Seda kõike kõrvale jättes on aga igatahes toimunud väga oluline areng ja rattaga kesklinnas sõita on üldiselt väga mõnus, eriti kohtades, kus saab parkidest läbi minna. Ka varasemalt üsna ohtlikud Vabaduse platsi äärsed teed on ohutumaks ja mõnusamaks tehtud. Oluline muidugi märkida, et ka nendes kohtades on ratturina siiski oluline kiirus maha võtta ja ettevaatlikult sõita, et bussi ootavad inimesed ei ehmataks. Seega saab öelda, et võrreldes tomatitalvu aegse kaosega ja suure ehmatusega punaseks värvitud teelõikudega on jalgrattaga sõitmine Tallinnas aasta-aastalt paremaks läinud. Praeguse põhjal annan Tallinnas rattaga sõitmisele 3,5 kastiratast 5. Nii et aitäh Tallinna linn, hoolimata sellest, et on juba olnud mitu koalitsiooni ja väga palju erakondi, on jalgratturi elu paremaks läinud. Kristjan Järvan aga aitäh ei saa. Come on, jalgratturi ja kergliikleja vaatest on ta ikka täielik.